Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Ja tänases videotunnis me siis vaatame, kuidas luua järgmist küsimuse tüüpi nimega essay. Eesti keeles on see essee. Et te näete, mina kasutan teist Moodlet, mis on ka minu oma, aga see on rohkem selline klassikaaline disain, klassikaaline vaade. Ja näiteks, kui te kasutate oma Moodlet või oma ettevõtte, oma kooli Moodlet ja teie Moodle on selline klassikaaline vaade, siis te võite vaadata, kuidas siis saab ligi küsimustele. Ja see on siis minu Gateway kursus ja vaadake, kui ma olen siin töölaual ja valin siis Gateway B1, oligi vist B1, ja siis need küsimused peaksid olema siin, general, siin all administration ja siis kursuse administreerimine ja question bank. Ja minu Moodle versioonil me saime sinna küsimustele siit. Näiteks üks hetk, nii, my courses, minu kursused, valime selle kursuse. Ja minu Moodle'is me saime siis küsimustele siit. More question bank, küsimuste bank. Aga see versioon on tegelikult vanem kui see. See on siis viimane versioon 3.9, 3.92 ja see on vist 3.7. Nii, ja näeme siis küsimuste panka. Ja mõned küsimuse tüübid on teile juba tuttavad, aga täna me vaatame seda essay. Nii, kõigepealt kuidas see välja näeb. Näete, siin on siis export. Seda saab tegelikult eksporteerida ja hiljem ma näitan, kuidas seda küsimust saab siit alla laadida ja siia üles laadida. Nii, preview, eelvaade. Ja siin on siis juhised ja õpilastel on valik. Et need võivad oma esseed siia kirjutada ja tegelikult saavad natuke seda vormindada või need saavad siis oma faili üles laadida ja aktsepteeritud dokumendi tüübid on sellised. Siin on siis mõned valikud, mida te saate pärast vaadata, aga nüüd vaatame, kuidas seda küsimust saab luua. Et kui me oleme juba küsimuste pankas, loo uus küsimus, create a new question, siin on see essay ja mul on see valmis, vaatame seda seespoolt. Väga lihtne tegelikult, vaadake siis kategooria, siin ma võisin valida, mis kategooriasse ma tahan seda salvestada, muidu kui ma võidan selle linnukese ära siit, ma võin siis valida need kategooriad, kuhu mul ligipääs. Küsimuse nimi, instructions, juhised, ja siis hinne, üldine tagasiside ja siis vaadake, õpilased saavad kasutada siis lihtsad HTML redigeerijad või HTML redigeerijad ja need saavad siis faili üles laadida. Mina siis valin selle. Õpilased peavad ikka teksti sisestama, kui pikk see tekst peaks olema. Tegelikult see peaks olema 15 rida, see võib olla 13, aga 15 on maksimum. Ja siis manused. Ja mina luban siis ühte manust. Ja need manused, need ei ole kohustuslik, nad on optsionaalsed, vabatahtlikud. Et siis õpilastel on valida, kas need tahavad siia vastata, nagu tekstina, või need saavad faili üles laadida. Siit te võite valida, mis faili tüüpe te tahate aktsepteerida. Mina valisin lihtsalt dokument. See on siis info nende jaoks, kes hakkab hindama. Nii et see on ka vabatahtlik. See on ka vabatahtlik, need on tags, sildid või märksõnad aitavad teie küsimust pärast üles leida. Ja enne kui te salvestate, te saate alati vaadata, kuidas teie küsimus välja näeb. Ja seda ma olen juba teile näitanud. Ja siis ongi kõik, nüüd te oskate seda küsimuste tüübi luua. Tänan vaatamast, head aega!